Tere kõigile! Täna vaatame koos üle mõned püstprisma ülesanded, millega teil tekkis raskusi. Kõigepealt on siin nii kolmnurkse kui nelinurkse püstprisma joonised meeldetuletuseks. Nelinurkset püstprismat võib nimetada ka püströöptahukaks, kui tema põhjaks on rööpkülik, sealhulgas ka siis romb. Ja siin olid siis valemid, et pindala on tal 2 korda põhjapindala pluss külgpindala, sest tal on 2 põhja ja üks selline suur külg, mis koosneb siis mitmest ristkülikust. Põhjapindala oleneb siis põhjaks olevast kujundist, kas see on kolmnurk või nelinurk. Ja külgpindala valem on alati põhja ümbermõõt korda püstprisma kõrgus ehk siis see külgserv. Ja ruumala valem on põhjapindala korda kõrgus. Nii, võtame esimeseks ülesande 973. Siin oli siis juttu kolmnurgast, mille kohta tuleb ise joonist teha, mõõta selle kõrgus ja küsitakse täispindala, kui see on nüüd kolmnurkne püstprisma, mille kõrgus on 18 cm ja põhi, et see põhja kolmnurk nüüd ongi see kolmnurk, mille kohta tuleb joonist teha. Täispindala kohe, vaatame üle, täispindala valem on siin ehk 2 korda põhjapindala, põhi on kolmnurk ehk kolmnurga pindala pead teadma ja külgpindala saame selle valemi järgi. Nii, alustame siis kolmnurga joonestamisest. Soovitan alustada kolmnurga joonestamist kõige pikemast küljest. Kolmnurkade joonestamist õppisime eelmisel aastal 6. klassis, nii et sellega sul raskusi ei tohiks tulla. Kui sul on antud 3 külje pikkus, siis see tähendab, et sa pead kindlasti kasutama sirklit selle kolmnurga joonestamiseks. Kui sul on kolmnurk joonestatud, siis kindlasti kanna juurde tähistused. Aluse tavaliselt tähistame A-ga ja B ja C. Ja kui on kirjas tähistused, siis paneme andmed ka kirja. Nii, nüüd on öeldud, et tuleb mõõta selle kolmnurga kõrgus. Kõrgus, sa tead, on aluse vastast tipust täisnurga all tulev lõik, nii et joonesta siis kõrgus ja mõõda see kõrguse pikkus ära ja tähistame kõrguse loomulikult H-tähega ka. Kuna meil kõigil on täpselt ühesugused kolmnurgad, siis kõrgus peab meil ka tulema täpselt ühesugune, kui see on 1 millimeeter rohkem või vähem, siis ei ole väga hullu. Nii, ja nüüd lähme siis täispindala arvutamise juurde, kõigepealt põhjapindala ja siis külgpindala ning siis juba arvutame kokku. Põhjapindala käib siis selle järgi, et see on kolmnurk, kolmnurga pindala valem on sul olemas, nii et kirjutad välja valemi ja tehte ja saad välja arvutada. Enda andmetega tuleb selle kolmnurga pindalaks ehk kolmnurkse püstprisma põhjapindalaks 8,32 ruutsentimeetrit. Järgmiseks vaatame täispindala valemis on külgpindala, kirjutame välja valemi ja vaatame, kuidas seda arvutada. Külgpindala valemis on siis põhja ümbermõõt P ja korrutatud siis püstprisma kõrgusega, mis on suur H. Põhi on kolmnurk, sa tead, et kolmnurga ümbermõõdu valem on selline, kirjutame välja. Andmete järgi saame selle ka välja arvutada ja nüüd lisame andmetesse ka suure H, sest siin on öelnud, et selle püstprisma kõrgus on 18 cm. Nii, ja nüüd arvutame siis põhja ümbermõõdu ja külgpindala. Nii. Külgpindala tuli minul siis 243 ruutsentimeetrit. Ja nüüd, kuna oli vaja täispindala, ehk nüüd paneme kõik siia suurde pindala valemisse kokku, ehk siis 2 korda põhjapindala pluss külgpindala ja saamegi sellise kolmnurkse püstprisma, mille põhjaks on meie joonestatud kolmnurk, täispindala. Nii, ja ülesande lõppvastus on siis 259,64 ruutsentimeetrit. Järgmiseks võtame ülesande 1001, kus räägitakse siis püströöptahukast, mis on siis püstprisma, mis on nelinurkne ja mille põhjaks on siis kas rööpkülik või romb. Siin on öeldud, et põhi on romb. Rombi külg on siis 10 cm ja rombil on ju kõik küljed 10 cm siis, eks ole. Ja rombi diagonaalid on 12 ja 16. Sa tead, et rombi diagonaalidega saab leida rombi pindala. Siis on öeldud ka püströöptahuka kõrgus ja tuleb arvutada nii külg kui ka täispindala. Nüüd selleks, et neid paremini tähistada, neid andmeid, siis tee väike rombi joonis ja kirjutame sinna juurde tähistused ja kõrvale andmed.
ja samal ajal tuleta meelde siis kõik rombi omadused, mida sa tead. Kõik küljed on võrdsed, pindala oli diagonaalide korrutis jagatud 2-ga ja võimegi hakata siis välja arvutama seda täispindala. Täispindala jaoks läheb siis vaja nii põhjapindala ehk rombipindala kui ka siis külgpindala. Külgpindala jaoks oli sama valem kõikidel püstprismadel ehk siis põhja ümbermõõt korrutatud püstprisma kõrgusega. Arvutame kõigepealt siis välja põhjapindala, kirjutame välja siis rombipindala valemi diagonaalide kaudu, sest et siin on meil antud diagonaalid. Arvutame ära selle. Saame kätte, et selle püströöptahuka põhjapindala on 96 ruutsentimeetrit. Nii, lähme nüüd külgpindala juurde, kirjutame välja valemi ja ka siis põhja ümbermõõdu valemi ning paneme siis andmetest arvu tasemele ja saame selle ka välja arvutada. Kõikidel püstprismadel külgpindala valem sama, põhja ümbermõõt korda kõrgus, põhi on romb, rombi ümbermõõt on järelikult vaja, 4 korda A, sest kõik küljed on sama pikad, A oli 10, nii et põhja ümbermõõt tuleb 40 ja asendame selle siis siia külgpindala valemisse, H asendame 25-ga ja saame rombi külgpindalaks 1000 ruutsentimeetrit. Kuna oli vaja täispindala ehk kogu selle püströöptahuka pindala, siis arvutame ka veel täispindala valemi järgi. Ja saame selle püströöptahuka täispindalaks 1192 ruutsentimeetrit. Ja kolmandaks ülesandeks võtame ülesande 1019, kus on kirjeldatud jällegi püströöptahukat ehk püstprismat, mille põhi on rööpkülik. On antud tema külgserv, eks ole, külgserv oli püstprisma kõrgus, põhiservad ehk põhjaservad on 5 ja 6, nurk nende vahel 45 kraadi. Järelikult on tegemist siis rööpkülikuga. Öeldakse ka, et tee põhjajoonis, see tähendab seda, et tulebki nende andmete järgi teha rööpküliku joonis, mõõta sealt kõrgus ja arvutada püströöptahuka ruumala. Nüüd ruumala valemit vaatad kohe, see ongi põhjapindala korda kõrgus ehk seda ülesannet ei saagi muud moodi lahendada, kui tuleb see põhjajoonis teha, arvutada põhjapindala ja korrutada siis selle kõrgusega. Nüüd paned tähele, et siin on erinevad ühikud, nii et tuleb ka veidike teisendada. Alustame siis rööpküliku joonestamisest ehk põhja joonestamisest. Siin ma soovitan ka alustada pikemast küljest, teha 6 sentimeetrine külg, siis võtta vasakult nurk 45 kraadi malliga ja teha siis 5 sentimeetrine külg. Kui sul on rööpküliku joonis valmis, siis esiteks kirjutame kõrvale kõik andmed, joonise peale tähistused. Ja kui kõik andmed tekstist on kirjas, siis lähme edasi ülesandega. Tuleb mõõta siis selle rööpküliku kõrgus. Kõrgus, sa tead, on paralleelsete aluste vahelise ristlõigu pikkus, nii et siit tipust näiteks võiks siis kõrguse joonestada. Kui sa selle ära joonestad, siis samamoodi tähista, mõõda ära ja kirjuta andmetesse ka. Kuna meil on kõigil täpselt ühesugused rööpkülikud, siis peab meil ka kõrgus tulema täpselt sama pikk kõigil. Minul tuli 3,5 sentimeetrit. Kui see on nüüd 1 millimeeter rohkem või vähem, siis ei ole hullu, aga ta peaks olema siis tegelikult sama, kui sul joonis on täpselt tehtud. Nii, kõrgus tehtud. Nüüd arvuta püströöptahuka ruumala. Nii, võtame siis ruumala valemi, kirjutame välja ruumala valemi. Sa näed, et see koosneb põhjapindala ja kõrguse korrutisest. Põhi oleneb meil kujundist, meil on rööpkülik, nii et kirjutame välja ka põhjapindala valemi ehk siis rööpküliku pindala valemi. Rööpküliku pindala jaoks tuleb siis alus ja kõrgus korrutada, need kõik andmed on meil olemas, nii et teemegi siis siia tehte ja peale seda saame ka juba ruumala tehte teha. Põhjapindala tuli siis 6 korda 3,5 on 21 ruutsentimeetrit ja ruumala on siis 21 korda rööptahuka kõrgus, mis on siis 150 sentimeetrit teisendamisel saadud ja vastuseks tuleb 3150 kuupsentimeetrit. Ma loodan, et ülesannete selgitused olid sulle arusaadavad. Vaata oma vihikus tehtud ülesanded veel üle, kontrolli need ära ja ma usun, et see teema sai sulle jälle natukene selgemaks.